No tegelikult on tekstiilidega mängupiirid veel laiemad kui see materjal ise, et see mäng võib käia ka mööda tekstiilset mõtet või tekstiili mõistet või mingit tehnoloogilist käiku hoopis mingite muude ja uudsete materjalidega. Aga selle näituse jaoks me siis otsustasime valmistuda just nimelt piltvaiba või gobelääni kursusega ja meie 3. kursuse üliõpilased on mõtestanud seda teemat siis igaüks omal viisil. Ehk teema siis, kes juhib mängu, kes seda mängu siis juhib? No ma arvan, et autorid ise vastavad sellele küsimusele homme avamisel kindlasti põhjalikumalt, aga eks see oleneb ju olukorrast. Kord me oleme kõik mängujuhid ja kord allume juhtimisele, et selles mõttes selline mäng mõistena on ju väga tore läbi mõelda, mis on sellist reeglipärast ja kindlat ja kindlaks määratud ja kus juhtub see, et mäng läheb käest ära või kuidas seda siis jälle tagasi rajale korjata, et ma arvan, et see on päris hea teema, mille üle kogu semestri vältel natukene mõelda. Toimuski kogu semestri vältel selleks näituseks valmistumine? Ma ei tea, kas nad mängida jõudsid, aga selles mõttes selle teemaga üliõpilased alustasid tööd veebruaris ja nüüd siis homme avataval näitusel on näha, kuhu nad sellega välja jõudsid. Kas tekstiilidega kunsti loomine on natukene rohkem mängimine kui võib-olla maalikunst või ei ole seal vahet? Tunnen, et minu enda jaoks on tekstiilidega mängimine kindlasti rohkem mänguvõimalusi pakkuv, sellepärast, et lisaks erinevatele värvidele, siis ma saan veel rohkem katsetada tekstuuride ja kihtidega, mis nagu on läbipaistvad või mitte veel läbipaistvad. No see töö, mis on sul siin näitusel väljas, kui kaua selle valmimisega läks, ütleme, ideest kuni siis praeguseni, kui ta on üles riputatud? No töödega alustasime veebruaris, ehk siis nüüd mai alguseks ongi valmis saanud, et nii kaua see aega võttiski koos planeerimisega tegelikult. Ja tegema peate te kõik ise, et abiliste abi ei ole võtta? Ja ikka. Et kõige raskem ilmselt oligi tegelikult viimistlus, et see ilmselt võtab rohkem isegi aega kui otsene protsess ise muu. Mida tähistab see no pain? Mina käsitlesin seda mänguteemat tänavakunsti võtmes ja ma mõtlesingi sellele, kuidas on võimalus enda emotsioone väljendada niimoodi, et ma ütlen midagi välja, aga ma ei pea seda suusõnaliselt ütlema, et siin on praeguses sõjaolukorras on siis ilmselt mõjutusi saanud see töö. Aga kui küsida, kes juhib mängu, kes seda mängu juhib siis? See ilmselt oleneb kontekstist, aga ma tunnen, et mina ise juhingi mängu. Enda mängu ma juhin mina ise. Aga sellel näitusel juhivad mängu rohkem tudengid või juhendaja? Kindlasti tudengid. Et juhendajadel oli üsna vähe rolli selles mängus.